10. aprillil toimus Eesti sotsiaalasutuste juhtide nõukoja üldkoosolek. Päev algas osalejatele Tartu Kiirabi koolituskeskuses. Täna esiteks me õpime, kuidas kiirabi töötab, saame kiirabi hingeelu rohkem tundma, saame teada ka kliimateadlikkusest, tuleb meile üks spetsialist rääkima ja omavahel tahame siis ära kinnitada majandusaruande ja meil on plaanis muuta asutuse nime. Et kui praegu meie nimes kajastub sotsiaalasutused siis ja juhid, siis tegelikult ju me räägime ikkagi kogu hoolekandesüsteemist. Nii et me täna tahaksime jõuda selleni, et meie uus nimi on Eesti Hoolekandeasutuste Liit. Mis on ESJN-i arengumõtted järgnevateks aastateks? Aina rohkem seista ikkagi hooldustöötajate eest, et selgitada, miks see töö on oluline, selles keegi ei kahtle, aga küll seatakse aeg-ajalt küsimärgi alla, et kas selline palk peaks olema. Ja kui siin on nüüd räägitud, et hooldusteenus on nii tohutult hind tõusnud, siis tegelikult olgem ausad, vaatame tagasi 3-4 aastat tagasi, kui hooldustöötajad said praktiliselt miinimumtöötasu, siis täna on neil ikkagi juba natukene arvestatav palk ja loomulikult me tahame, et see veel tõuseb. Kui oluline on teie hinnangul antud kohtumiste järjepidev korraldamine? No hästi oluline, sellepärast, et tegelikult ju elu koosneb väikestest pusledest ja võt need ühised kokkusaamised, koosolekud, koolitused, need on need, kus me saame panna terviku kokku, et mis see tänane teema on, mis on homne teema, mis on meil vahepeal hästi läinud, nii et see on nagu ülioluline aeg-ajalt kokku saada. Millised teemad saavad olema kõige olulisemaks aruteluks sel kohtumisel? Et ega kui nagu kiirabi ja hooldekodu töötajad kokku saavad, siis eks me ikkagi proovime nagu põhjendada, et miks meil alati koostöö ei ole nii roosiline, kui ta võiks olla. Ja minul on hea võimalus öelda ka mõned võib-olla mõtted, et kuidas seda roosilisust siis selles koostöös edaspidi nagu parendada, et me kõik tahaks, et neid probleeme meie vahel ei oleks, aga paraku need ikkagi tekivad. Millised need probleemid just siis on, mis te mõtlete selle all? Põhilised probleemid tegelikult on ju selles, et see hooldekodusse kutse, kiirabi kutse on selline, kus sageli meil on informatsiooni tema eelneva seisundi kohta nagu vähe. Ja eks see siis põhjustab selliseid võib-olla nipsakaid ütlemisi, olukordi, kus me teeme valesid otsuseid vahel, et las ta jääb siis siia ja patsiendi seisund või kliendi seisund siis ikkagi halveneb ja tegelikult oleks olnud näidustatud ikkagi hospitaliseerimine ja see protsent hooldekodudes on ka päris kõrge, et igal pool, kus on hooldekodu, et ei ole võimalik, et hooldekodusse ei käi kunagi kiirabi. Tõkkene võib-olla tüütuse moment kiirabi vaates. Päeva lõpus liikus koolitus Tüümenisse, kus toimus ühine kokkamine. Aga millist väärtust näete selles, et selle kevadine üldkoosolek toimub just Tartu Kiirabis? Tänane kohtumine oli väga hariv. Ses mõttes, et me ju eelnevad kevaded oleme kuskil mujal olnud, mis on ka väga sisukad olnud. Aga täna, kus me saime siis rääkida sellest, kuidas kiirabi näeb hooldekodu ja juhtidele nüüd anda siis täisõpe, kuidas elustada või mis tähelepanekuid panna klientide või töötajate suhtes, et see haris kindlasti. Ja kes käis ka masinat vaatamas, mina isiklikult ei käinud, tõenäoliselt selle auto juures tekkis ka juttu veel küllalt, et mis ja kuidas. Kõik kevadkoolid on väga harivad ja iga kord on erinevad jutupunktid, nagu sügiskoolidki, siis on jälle teised teemad, et 2 korda aastas harivaid kohtumisi hoiab ikka juhi meele virge küll. Kuidas teie hindaksite seda kiirabi ja hooldekodude koostööd tänases seisukohal? Ma ütlen nii, et aastatega ta on nagu paremaks läinud ja mina olen isiklikult oma õega, kes mul töötab asutuses, käinud Tartu Kiirabis, see oli 7 aastat tagasi, kiirabi töötajate mitte liiga hea käitumise tõttu. Et nad tulid majja, nad olid kurjad tihti hooldajate peale, et kutsusite jälle mingi kiirabi siia, et mis me siin teeme, vanad inimesed, ja kas te ise siis ei saa hakkama ja sellist head suhtumist ei olnud, isegi võib-olla ukse peal jäi tere ütlemata.
Ja ütleme nii, et peale selliseid läbirääkimisi ja kohtumisi lähevad alati asjad paremaks ja läksid ka. Üldjuhul aastatega on järjest läheb paremaks ja tõenäoliselt õdede tulek hooldekodudesse on ka kiirabi koormust vähendanud, seda ma usun ka. Miks on oluline teie jaoks kuuluda sellesse nõukotta ainukese koduhooldusettevõtte esindajana, kui enamus teistest liikmetest on hooldekodude juhid? Kõige olulisem on see, et me selle valdkonna sees inimestega saame suhelda ja ettevõtjaid täna on väga vähe, nad on kas siis väiksemad tegijad, selliseid suuremaid tegijaid ei ole ja minu enda soov oli tegelikult liituda just sellise väga rikkaliku pädevusega, kellel on see pädevus olemas ja rääkida nendest mõtetest, muredest, lahendustest ja hooldekodud ja koduhooldus tegelikult on omavahel väga hästi seotud ja tegelikult ka selline omavaheline suhtlemine, et ega me oleme täna juba kasvanud natuke nagu ühtne väike pere, et peale seda nii-öelda ametlikku osa saame väiksel õhtusöögil kokku, kus saame mõtteid vahetada ja niimoodi rahulikumas tempos suhelda. Ja ka meie nii-öelda need mõtted koduhooldusvaldkonnas me saame ka riigi juhtidele siis läbi selle organisatsiooni viia edasi. Kas ja kuidas toimib täna koduhoolduse koostöö kiirabiga või milline võiks olla see tulevikus? Vestker tegelikult täna on välja töötanud sellise uue lähenemise, see on sotsiaalkiirabi, millest täna räägitakse väga vähe, aga meie idee on see, et me saamegi olla kiirabile nii-öelda partner. Et mõte on see, et kui kiirabi sõidab välja kliendi juurde või patsiendi juurde, siis ta teeb seal meditsiinitoimingud, aga kui on vaja nüüd edasi hooldustoiminguid ja inimest järelevalvet teha, siis ta saab selle anda nagu meile üle. Täna on see pilootprojekti raames. Me üritame saada ka projekti rahastust sellele, et piloteerida. Täna me oleme rääkinud erineva 3 vallaga, kes on andnud ka oma nõusoleku. Need on Kastre, Kambja ja Tartu vald, kes on huvitatud selle nii-öelda piloteerimisest. Kui see piloteerimine õnnestub, siis see võib laieneda juba ka üleriigiliselt. Aga selleks ongi vaja seda koostööd natuke testida. Kui me räägime ka sellest, et meil on suured probleemid, meil on haiglad üle rahvastatud, siis väga palju inimesi või patsiente on jõudnud sinna just sellises võtmes, et nad tegelikult kiirabil ei ole neid võimalik koju jätta ja viiakse siis haiglasse. Aga nende teemadega me tegeleme ja sama siin täna ka tegelikult Eesti sotsiaalasutuse juhtide nõukojas me ka tõstatame neid küsimusi ja arutame omavahel, et koduhooldus on väga selgelt omavahel seotud. Kui siis meie näiteks teeme koduhooldust inimestele, ja kui inimene enam ei saa kodus olla, siis me saame ka hooldekodusse suunata, aga jällegi, kui me siin oma hooldekodu juhtidega saame hästi läbi, siis me saame seda informatsiooni ja parimaid lahendusi ka kliendile pakkuda. Järgmisel päeval toimus ringkäik Ohiuues Tartu Südamekodus. Miks see Südamekodu siin just eriline on? Eriline on ta kindlasti sellepärast, et vaadates asukohta, kus Tartu Südamekodu on rajatud, siis see on juba eriline. Ta on Eesti Rahva Muuseumi taga, vaadates seda meie ümbrust siin, siis ma arvan, parimat kohta ühe eakate kodu jaoks ei ole. Mis veel eriliseks teeb Tartu Südamekodu, teeb see, et see on rajatud algusest lõpuni hooldekoduks, et seda ei ole renoveeritud ega kuskilt midagi vanamaja ümber ehitatud, vaid see on esimene Eestis, mis on ehitatud nullist, kuni täna veel ei ole valmis, on ju, et dementsete osakond on veel tegemisel. Et heas usus loodan, et jaanideks on valmis. Aga kunagi ehitust on ju ette ei tea. Kindlasti septembris on juba osakond mööbeleeritud ja esimesed kliendid, ma loodan, et sees. Täna on peaaegu 120 kliendi kohta täidetud, mis on praegu meie selline piir. Kui saame dementsete osakonna avatud, siis on 180 kliendi kohta ja täna töötajaid on seal 40 ringis kokku. Kui oluline teie jaoks on üldse kuuluda ka ESJN-i? Ma arvan, meil kui Südamekodu grupi jaoks on see ülimalt oluline kuuluda võrgustikku, olla oma nii-öelda, me oleme tegelikult koostööpartnerid või ühised kolleegid teiste hooldekodudega ka, et see on meie jaoks väga oluline ja minu kui nagu noore juhataja jaoks, kellel täitus 1. aasta sai täis 1. aprillil, see on nagu ülimalt oluline kuulata kogenud kolleegide käest häid praktikaid, et miks ma pean ise kolistama neid ämbreid ja õppima mingitest vigadest, kui tegelikult on keegi need ämbrid juba ära kolistanud ja saaks jagada, et see on, minu jaoks on see väga oluline ja Südamekodu grupi jaoks ka kindlasti.